Isa, me täname ja kiidame, issand Jeesus, et me oleme sinu nimel siin koos ja me tahame, issand, et sa meile kõnetaksid meid, issand. Me tõstame oma südamete väravad ja kuulama su häält, issand, ja ma tänan, et sul on meile täna midagi öelda. Ma palun, issand, et kõik, mis tuleb minu vaimust, issand, läheks ühest korrast sisse või minu hingest ja teisest korrast välja, jääks sisse ainult see inimesel südamesse, mis on sinu vaimust, issand, ja mis kasvatab südames kasulikku taime. Isa, ma palun seda kõike Jeesuse Kristuse, meie õnnitegija nimel. Võia mu huuli, issand Jeesuse, kogu jutust ja kogu seda osadust, issand, püha vaim ole meie keskel ja puuduta meid Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Ma alustan kohe ühe asjaga, mis alustan pühast vaimust, siis ma alustan Jesaja kirjaga, Jesaja 40. Siin on räägitud pühast vaimust kui kolmainu isiku ühest Jumalast. On Jeesus Jumal, püha vaim on Jumal ja Isa on Jumal. Ja siin on 12. peatükis, et see on nüüd püha vaim. Me peame aru saama, et see on püha vaim. Ma tahan lihtsalt, et me saaksime aru, kui suur ta on. Kes on mõõtnud pihuga vee või määranud vaksaga taeva? Sa mõtle, vaksaga taeva. Või kogunud vakaga maapõrmu. Sa mõtle, kui suur on see, kelle osast me oleme saanud vaimu. Või vaaginud margapuuga mäed ja kaalukaussidega künkad, kes on juhatanud issanda vaimu või teda õpetanud tema nõuandjana. Vot, issanda vaimu. Issanda vaim on selline. Tema on see, vaata, õljus vee peal ja tema isa ütles, et saagu ja tema on see, kes on kõik siin teinud. Ta on sünnitaja. Peale selle Jeesus on ka samamoodi, et ta on saadud pühast vaimust. Ilmale tulnud neitsi Maarjast. Ühesõnaga, püha vaim kui looja. Tema on see, kellega me räägime. Kellega on ta nõu pidanud, et see annaks temale arusaamist ja õpetaks õiguse rada, õpetaks temale tarkust ja teeks teatavaks mõistuse tee. Vaata, rahvad on otse kui tilkämbris ja neid peetakse kübemeks kaalukaussidel. Püha vaim näeb seda asja niimoodi. Siis me saame aru, et kuidas püha vaim liigub terves universumis ja tervel sellel maal liigub püha vaim ja iga ühe sees on tükike temast. See selle läbi meid õpetatakse. Tema ongi see, kes meile Jeesuse sõna elavaks teeb. Ja vaata, ta tõstab saared üles kui tolmukübemed. Mõtle, kui suur ta on. Ja Liibanonist ei jätku tulepuudeks ega selle loomadest põletusohvriks. Kõik rahvad on tema ees nagu ei miski. Ta peab neid vähemaks kui olematuks ja tühjus. Kellega te siis võrdlete Jumalat ja missuguse kujutise võiksite temast luua? Ja mõtle, mis iislased tegid ta vasikaks. Sellise Jumala. Päris karm näkku sülitamine. Kui seda loed, Ja siin pole mitte midagi imestada, kui sa ei anna aru, kes on see püha vaim, kes meiega, kes tuletab meelde. Jeesus läks üles asesi valmistama. Siin all on püha vaim, kes meid juhib, et me saaksime teada, kes ta on. Ja peale selle teada, et kirjatäht, vaata, nagu me siin rääkisime ka, et religiooni vaim ja surnud kirjatäht. Kirjatäht suretab, ta võib sind ära suretada, sa võid surma saada, loed piiblit ja oledki surnud. Vaim teeb elavaks. Selle sama kirjatähe teeb vaim elavaks, kui püha vaim selle elavaks teeb, siis ta hakkab elu andma sulle ja mulle. Ta hakkab elu andma, ta teeb elavaks. Meil on niimoodi püha vaimu vaja. Nii, eelmine kord meil oli väiksed arusaamatused siin, kui ma rääkisin riiulil olevatest asjadest.
ja inimesed mõned ei saanud aru, mille pärast ma riiulil on, kas ma siis ei pea sinna minema, hakkas sees mäss. Ühesõnaga, vaatame lähemalt, kuna on segadusi sellest arusaamiseks, mida teeb riiulil olev astja. Kas ta on voodis, magab, mitte midagi tee, ei käi tööl, lihtsalt ootab. No sellised on inimese mõtted hakkavad sellised tulema. Kas ma siis mitte midagi pea tegema? No seal on niisugune mäss hakkab pihta. Ühesõnaga, Jumala astja on igas olukorras, nii tööl, kodus, reisil, igapäevases elus, palves, kätte saadav pühale vaimule. Igas oma elu olukorras, kus sa oled kätte saadav. Kui püha vaim tahab teda kasutada, võtta, sa lihtsalt oled avatud pühale vaimule. Teed oma toimetus, oled garaažis, teed autot ja oled kätte saadav. No, nagu siin tuli üks noor poiss tuli siia, võttis Jeesuse vastu. Me olime kätte saadav, lihtsalt ma vaatasin, sees kõik põleb ja sai, postiljon, 20 aastane, võttis siin risti ajal Jeesuse vastu. Me lihtsalt olime kätte saadavad. Nii, ja Jumal tahab kasutada neid, mitte ise liikuvaid astjaid seal. Ja kätte saadav igal hetkel, kui armastus tema sees sunnib, et meil on vaja aru saada, et Johannese 3:8 ütleb, tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuled ta häält. Näed, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb. Vahepeal me üldse ei tea, miks need asjad olukorrad on. Meil on väga hea kogemus seal Iisraelis, kui me pidime sõtta minema, ega meie ei oleks elu sees tahtnud, kui Jumal ütleb, nüüd mul läkitan teid sõtta. Siis me oleks igat pidi vastu pannud, et ei, me ei lähe. Ja me olime kätte saadavad ja Jumal kasutas meid ja läkitas meid sinna sõtta. Ja nõnda samuti on kõigega, kes on sündinud vaimus. Me ei tea, kust ta tuleb, kuhu ta läheb. Mõnikord võib olla pisike, me võime olla Jumala plaanis pisike kruvi Jumala ehituses. Ja me teeme seda, mis kästakse, isegi kui see on meile arusaamatu. See ongi see, me ei pea kõike teama, mille pärast me midagi peame tegema. Meil ei ole vaja teada ja paraku Jumal ei annagi meile kohe midagi teada. Pärast saame kuskil võib-olla 2 aasta pärast teada, mis me seal tegime. Vaata, kui me seal, Iisrael on ehe näide seal, kui me seal olime. Me ei teadnud, miks me seal oleme, miks me peame keetest paljutama, miks on politsei ekskord väljas. Me ei teadnud seda. Ja kuhu see viib, küll me ükskord kuuleme. Ja pärast me saame teada, Jumala vaim rõõmustab, ütleb, näed, olite osa minu plaanist. Ja siis me saame väga rõõmu täis, kui me oleme plaanist osa saanud. Tema plaanis olnud. Aga me olime kätte saadavad olukorras ja me olime põhimõtteliselt Iisraelis, olime reisil, issanda teedel ja käinud seal. Ja Jumalal oli plaan, selle pundi ma viin sinna Põrguliste maale, sinna, mis maas oli seal? Palestiinasse, vot. Ja keset sõda sinna. Ramallasse, nii, tänu Jeesusele, see on, ja me praegu täname issand, et see nii oli. Sest Jumal on see, kes teist tegutseb, vaata. Te tahate ja toimete tema hea nõu kohaselt. See on Filippusel 2:13. Saad aru, siis kui Jumal meist tegutseb, siis on meil see tahe ja meil seesmine tahe on seda asja teha. Ja see ei ole nii, et me peame, mitte midagi ei pea. Sa pead istuma, olema kätte saadav. Vot, sihukest me peame juttu, seda ma ei taha üldse kuulata. See on täpselt see, nagu ka Jehova tunnistajate sekt. Olgu õhtuks 5 maja läbi käidud, need peavad lase kirja panna. Ja teed samasuguse põrgulisega, kui sa isegi oled 2 võrra veel, vaata. Et see nalja ei ole. Tehke kõik nurisemata ja vaidlemata, et oleksite laitmatud, puhtad, veatud Jumala lapsed, keset põikpäist ja rikutud sugupõlve, kelle seast te paistate nagu tähed maailmas ja pidades kinni elusõnast. Meil peab sõna kogu aeg sees olema. Armastus sunnib meid, et meie südamest tuleb ära tunda see sund, see õige sund ja tahe. See ei ole niimoodi keel kuiv. See on niisugune, kindlasti tuleb vahepeal saada, on möödapanekuid
ja asju, aga meid õpetatakse. Me oleme algusikuga lapsed, siis oleme vähe suuremaid ja siis kasvame. Jumala astjad osad isegi seisavad näiteks jõude. Lihtsalt ootavad, kuid ikka ei minda ennem, kui olda läkitatud ülevalt, vaata. See on Matteuse 26:7. Aga kui 11. tunnil välja läks, leidis ta teisi seisvat ja ütles neilegi, maja isand, Jumal, mis te siin kogu päeva jõude seisate? Nad ütlesid, meid ei ole keegi palganud. Vaata niimoodi käivad asjad. Jumala vaim läkitab meid ja palkab meid. Ja ta ütles neile, minge ka teie Viinamäele 6:7. Näete, et selge läkitus on ja palgale võtmine ja tasu kokkuleppimine ka veel. Seal oli tasu, lepiti ka kokku sellel ajal. Kui keegi tahab olla, vaata, väga läkitatud või kuskile. Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutada, Rooma 10. Kuidas saaks kuulutada, kui olda läkitatud, ütleb Rooma 10, 14:15. Et sa ei saa minna kuulutama, kui sind ikkagi tegelikult sul ei ole mitte mingist läkitust. Et sa oled ise ennast läkitanud. Ja vene keeles on samasvanets, ise ennast kutsunu on niisugune, ma tean, vene keeles on niisugune ütlemine. See Sapovaarov on kasutanud seda väga palju. Jumala pojad ja tütred on ühenduses isaga poja läbi ja püha vaim tuletab meile meelde seda, mida on juba piiblis kuuldud. Jumala vaim räägib meile, mida rohkem meil Jumala sõna all on, seda paremini saab Jumala vaim meiega rääkida. Nii, see on Johannese 5:19 ja siis Jeesus vastas, tõesti ma ütlen teile, poeg ei saa midagi teha iseenesest, vaid ka tütar, ja teeb vaid seda, mida ta näeb isa tegevat, sest mida iganes teeb isa, seda teeb ka poeg. Isa armastab ju poega ja näitab talle kõike, mida ta ise teeb ning tahab temale näidata suuremaid tegusi. Nõnda, et te seda imeks panete. Teatavasti lõpu ajal ütleb, et te teete veel suuremaid kui tema. Meile näidatakse neid asju. Ka meie oleme pojad ja tütred ja me ei tohiks liikuda ilma selgete juhtnöörideta. Rick Joyner nägi nägemuses, et issand loob lõpuajal lennukit. Kuid paljud tahavad ise lennuki juhiks minna. Rick Joyner nägi seda asja. Ja. Ta oli ise lennuki juht lausa. Ja ta tahtis, et paljud tahavad ise lennuki juhiks minna, aga issand kuningas tahab ise oma lennukit juhtida. Uhkus tahab ise, mina tahan ise, kõik tahavad ise, uhkuse vaim, ülbusvaim, see tahab ise juhtida lennukit. Jumal ei luba sellesse lennukisse juhtima mitte ühtegi inimest seal. Mul on nii hea meel, et see viimane väljavalamine ei tule inimeste keskne. Et Jumal lõpetab selle inimeste kummardamise siin ära siin maa peal. Vanas lepingus rääkis Jumal prohvetite kaudu. Ja kui sa Vana Testamenti vaatad, pane sisse ja mulle tuli issanda sõna. Seal on kogu aeg ja mulle tuli issanda sõna. Ja mulle tuli issanda sõna. Ja tiibellasele Eeliale tuli issanda sõna, kes ütles. Niimoodi on see jõutud. Ja seal on terve suur, kui sa otsingusse paned, sa leiad tohutult palju kirjakohti, kus ütleb täpselt ja mulle tuli issanda sõna. Ja tuli, seal ei ole niimoodi, vaid ma mõtlesin ja siis sa ei mõtlenud seal midagi, seal tuli. Ja seal isegi ütles, nõnda ütleb issand. Ja, väga konkreetne. Ja ma tahan välja uuesti Testamentis täpselt samamoodi. Jumal, kes muiste palju on kordi rääkinud, Hebreasse 1, kordi rääkinud mitmel viisil, rääkides esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelled on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi on ta ka maailmad teinud, kes olles tema kiirgus ja tema olemuse koju ning kandes kõiksust oma väe sõnaga, on pärast seda, kui ta on täide viinud pattudest puhastamise, istunud ausuuruse paremale käele kõrgemaist taevas ning saanud ülemaks ingliteks, kuivõrd ta on pärinud neist ülevama nime. Meile räägitakse poja kaudu. Poja ütlused elustatakse meile püha vaimu kaudu. Poja ütlused. Aga kui tema tõevaim tuleb, juhib ta meid kõigisse tõtte, sest tema ei räägi iseenesest,
Püha vaim ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb. Ja ta kuulutab meile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast, ütleb Jeesus. Ta räägib minu sõna elavaks ja kuulutab teile Johannese 16:13. Siin on selgelt räägitud, kuidas me peame kuulma astjatena. Me oleme juhitud kas pühast vaimust või omast vaimust, omast hingest või omast lihast. Kui omast lihast, siis on seal igast roppus ka veel, tead, võib tea, mis asja veel seal olla. See on jube juhtimine. Aga Jumala lasteks kuulutatakse pühast vaimust juhituid, kes on juhitud pühast vaimust. Need defineeritakse Jumala lasteks. Meie meelsus paneb paika, kes oleme. Meie teeme vigu, kuid Jumala lapsed parandavad vigu, andes allikale õige nime. Vaata, uhkus ei paranda meelt. Ei, ma ju ütlesin, ei, Jumal, no ma ütlesin ära, aga Jumal siis natuke, aga ikkagi ütlesin. Vaata, ei ole seal mitte midagi, sa pead ütlema, et sorry, ma panin valest allikast praegu. Sa pead ennast alandama. Uhkus ei alanda ennast, ei palvele ega ka tunnista, kui on kuulnud valet häält või teinud oma tahet. Ta ei ole nõus alandama, et seepärast see ju käib uhkuse pihta. Kuidas ma ütlen, ma olen ju nii äkki kõva pastor, vaata siis, mis teised minust arvavad. Vot see on see, mis teised minust arvavad, kui panen mööda. Ja minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle, ütleb Jeesus. Nad kuulevad minu häält. Jeesus, kui ütleb, et nad kuulevad, siis järelikult kuulevad. Kurat võib igasugust asja seal vahele segada ja sorkida. Aga kui meil on Jumala sõna südames, siis on meil on raskem meid eksitada. Aga kui te vaimu abil ihuteod suretate, siis te elate, Roomlastel 8:13, sest keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Näed, vaimu abil, püha vaim anti meile abiks, milleks? Et lihategusi suretada, see on meile abiks, meil on relv, püha vaimu abiga suretame kõiksugused mõttekõrgistused ära, igasugused südame igatsused, mis ei ole kooskõlas Jumala vaimuga, igasugune rüvedus või mis maailmameelsus, mis iganes, mis on Jumala vastu, millel Jumalal ei ole meie isale hea meel, see suretatakse Jumala vaimu abil. Me ise seda suretada ei saa. Meil on vaja selleks püha vaimu, meeleparanduse vaimu. Muud moodi ei saa. Need inimesed, kes on proovinud ise puhtaks saada, nad ei saa. Lihtsalt ei saa, seepärast, et Piibel ütleb, et ei saa. Kõik, sa ei saa ise. Ja keegi pole ise saanud. Nad vajavad püha vaimu selleks, mina vajan, kõik me vajame. Nii vaatame, kuidas siis püha vaim meile tuletab, mida Jeesus on ütlenud. Esimene näide on Matteuse 26:74. Peetrus ütleb, ma ei tunne seda inimest ja kohe laulis kukk, näed. Ja Peetrusele tuli meelde, mis Jeesus ei talle öelnud, enne kui kukk laulab, salgad sina mind 3 korda ära ja sealt lahkudes puhkes ta kibedasti nutma. Nägid, Jeesus ütles talle ennem sõna, see talle läks talle südamesse, aga elustati see sõna siis, kui ta selle tuli meelde. Näe. Püha vaim tuletas talle meelde. Vaata, Jumal ütles sulle selle asja juba ette. Püha vaim tuletas talle meelde. Täpselt nagu on, püha vaim tuletab talle meelde, mida ma olen juba ütlen. Jumal juba ütles talle seda. Õigel hetkel, jah. Ja püha vaim elustas Peetrusele öeldu, liha suretus leidis kohe aset ja kahetsus. Nägid, et kohe tekkis lihasuretuse vaim tuli tegi elavaks, kohe, issand, ma olen teinud pattu pisaratega kahetses. See on nüüd siis meeleparanduse vaim. Nii, ja Johannese 2:16-17. Ärge tehke minu isa kaubakojaks. Tema jüngritel tuli meelde, näed, jälle tuletati meelde, et on kirjutatud, kiivus su koja pärast neelab mu ära. Jüngritel oli sõna südames ja sealt elustas jälle püha vaim. See on ju jah, seal kirjas. Vaata, kirjutatud on. Et püha vaim toob meile kirja, aga mõtle, kui sul südames kirja ei ole, siis ei ole midagi meelde tuletada. Vaata, see ongi, kurat ütleb, ära piiblit loe. Jah, need on ka väga raske rääkida, ta ei saa rääkida, sest ta ei saa ju kuidagi sulle midagi meelde tuletada, kui sul ei ole mitte midagi siin alla söönud. Veel räägitakse
nägemuste kaudu tuletatakse meelde sõna, mille alusel nägemus läbi katsuda, sest kõik nägemused pole Jumalast ja ega ka kõik prohveteeringud ei ole Jumalast. Kirjakoht, millest on Apostlite 11. Ma olin Jope linnas palvetamas ja nägin nagu endast ära olles nägemuse. Üks anu, mida lasti 4 juurka pidi taevast maa peale, laskus nagu suur lina ja tuli otse mu ette. Ja kui ma seda ainiti vaatasin, nägin ma ilmamaa 4-jalgseid ja metsloomi ja roomajaid ja taevalinde. Aga ma kuulsin ka häält ütlevat, tõuse Peetrus, tappa ja söö. Ja aga mina ütlesin, ei ilmaski issand, sest minu suust ei ole veel kunagi sisse läinud midagi keelatut ega rüvedat. Hääl taevast ütles aga teist korda, mida Jumal on puhtaks tunnistanud, seda sina ära pea keelatuks. See sündis 3 korda ja kõik tõmmati jälle üles taevasse. Ja ennäe, otse kohe seisis koja ees, kus me olime 3 meest, kes olid läkitatud Kaisariast minu juurde ja vaim ütles mulle, et ma läheksin nendega kaasa ilma kõhklemata. Vaim ütles, näed, minuga tulid kaasa ka need 6 venda ja me läksime selle mehega majja ja tema jutlustas meile, kuidas ta oli näinud inglit oma majas seismas ja ütlemas, läkita mehi Jopesse ja kutsu Siimon, kelle hüüdnimi on Peetrus, tema räägib sulle sõnu, mille läbi sina ja su kogu pere saate päästetud. Ja kui ma siis rääkima hakkasin, langes püha vaim nende peale, nagu meiegi peale alguses, siis tuli mulle meelde issanda sõna. Jälle tuletati meelde. Kuidas ta ütles, Johannes ristis küll veega, aga teid ristakse püha vaimuga. Apostlite 11, väga detailne nägemus, väga selged juhtnöörid ja teine pool ka nägi nägemust. 2 nägemust, üks sai nägemuse, teine tõlgendas ja asi läks ilusti kokku, vaata. Väga detailne. Näeme, et issand annab meile täpseid juhiseid, nii et lõpuks saame aru kohe, ei pruugigi me aru saada, kuid ta ei jäta meid segadusse, vaid pühavaim elustab meile sõna, mille alusel nägemus anti. Ta ei tee tühju nägemusi. Kurat võib teha tühja nägemuse. Tühi kann oli tühi, vaatasid tühi, kõik on tühi, tegid selle asja ära, ikka tühi. Ja lõpuks on tühi. Tühjuse tekitab ja sa mitte midagi pärast aru ei saa, miks ma tegin ja miks ma läksin ja tühi käik ja tühjalt neutraalis. Vilja midagi pole, kõik on tühi. Ja me peame aru saama, et seal viljad on taga. Tere pere sai päästetud, vili tuli taha. Need, kes kuulevad sõna, mida püha vaim on kas ilmutanud või elustanud, ja nad ei tee seda, mis neile öeldakse. Neile tuleb hoiatus. Ei tasu eirata. Jumalat peab kartma, ta on kardetav Jumal. Ta ei ole ninnu-nännu, ta ei ole näärivana. Ma tean su tegusid, ütleb ilmutuse 3.1.3. 3.1.3. Ma tean su tegusid, et sul on nimi, et sa elad, ometi oled sa surnud. Ole valvas ja hoia, mis veel on jäänud, seegi on juba suremas, sest ma ei ole leidnud su tegusid olevat täiuslikult oma Jumala silmis. Tuleta siis meelde, kuidas sa sõna oled vastu võtnud. Me peame meelde tuletama, kas meil on sõna ikkagi sees vastu võtnud ja kuulnud ning hoia seda tallele ja paranda meelt, kui sa nüüd ei valva tulema nagu varas ja sa ei saagi aru, mis tunnil ma su peale tulen. Jumala kartus on tarkuse algus. Kui keegi igatseb kõrvakõdi, siis on ka need hukatusele viivad õpetused igal pool kätte saadavad. Aga siin kästakse seda sõna, mis sul veel seal lahjendamatu on, seda tuleb sul veel seal hoida tallele, vaata, kui sa peale sõna ei loe. Meie kui astjad ei oota mingit tänu. Meie ei oota tänu. See on ka väga selgelt kirjas. Meie kui astjad hoopis ise täname ja kiidame kuningat, kes arvas heaks meid oma halastuseks päästa ja seadis meid oma sulasteks. Nii, Luuka 1.17 ütleb jälle. Aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmaks, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb, sulan tuleb väljalt, tule siia, istu minuga ühe lauda. Võt sükest peremeest tahaks küll. Eks ta pigem ütleb talle, valmista mulle õhtusöök ning pane vöövööle ja teeni mind ja kui ma saan söönud ja joonud ning pärast sööd sina ja jood sina, vaata, pärast oled niimoodi, sina sööd ja pärast. Kas ta siis seda sulast tänab
mida see tegi, mida tal kästi. Näed, ei täna. Meie ei oota mingisugust tänu. Nõnda ka teie, kui te olete kõik teinud, mida Jumala vaim teile on käskinud, siis öelge, me oleme tühised sulased, oleme teinud, mis meil kohus oli teha. Mõni, kes räägib kogu aeg, et Jumal on armastus ja Jumal armastus ongi armastus on tegu. Et meile õndsaks nimetatakse tegude tegijad, käsutäitjad, need, kes teevad seda, mis kästi. Mitte seda, mida sa loed, vaid seda, mis sulle öeldi. Seda, mis sulle öeldi kõrva, siis tee see ära, siis tee ära. Ja mina olen oma elus saanud kannatada Poolas, kunagi ma ütlen ka selle Poola, teen selle tunnistuse, kui ma ei teinud seda, mis kästi. Ma sain kohutavalt kannatada, ma oleks surma saanud. Aga ma olin niivõrd roheline, et ma ei jaganud matsu ära, kes muga räägib. Ja jäin tänu, et sa mind ellu jätsid. Kõik mehe teod on ta ise enese silmis õiged, aga issand katsub südamid läbi. Teha, mis on õige ja kohus. Teha, mis on õige ja kohus, see on issandale olulisem kui ohver. Õpetus 21.2. Kui meile häälega öeldakse, hääl läheb tabaselt järjest selgemaks, pühavaimu hääl. Mida rohkem sa Jumalale ligi lähed, selle selgemaks saad. Ta ütleb sulle väga täpselt juhist. Absoluutselt. Siis tuleb ära teha. Sellepärast, et medu võid saada rihma. Seal on isegi üks kirjakoht, et siis saad tark on. Ja targem on ära teha, mis öeldakse ja seda öeldakse meile. Vaatan veel, mis asja teeb ootel, kui ta saab issandalt juhiseid. Apostlid 9. Ent Damaskus oli jünger, Hananias nimi, ja issand ütles temale nägemusest. Vaata, kui täpselt jälle antakse juhiseid. Hananias, tema vastas, issand, vaata, siin ma olen. Alati peab vastama, issand, vaata, siin ma olen. Isegi selle, kui sa seda ei vasta, siis ei räägita suga. Sa pead ütlema, issand, vaata, siin ma olen, kui Jumal sind nimepidi kutsub. Ja issand ütles talle, tõuse ja mine tänavale, mida kutsutakse sirgeks. Vaata nüüd juhtnööre kui täpselt. Otsi Juuda kojas üles Tarsasist päris Sauluse nimeline mees, sest vaata, tema palvetab. Ütles talle ette isegi seda, mida see mees seal teeb. Ja on nägemuses, et Jumal on talle ka nägemus näinud ühte meest Ananias nime sisse astuvad ja käed tema peale panevad, et ta nägemise tagasi saaks. Ananias aga vastas, issand, näed, ta saab rääkida ja vastata püha vaimuga, nii nagu isa ja poeg räägivad oma vahel. Dialoog tekkis. Ja Ananias aga vastas, nägid, et see astja oli hommikupalves riiulil. Ta ei tuiend ringi kuskil, ta oli tavalises hommikupalves. See on nüüd see riiul, millest ma räägin. Lihtsalt paigal istus ja riiulis ja siis anti talle käsk see asjad kätte. Ja Ananias aga vastas, issand, ma olen paljudelt kuulnud sellest mehest, kui palju see on kurjanud sinu pühadele Jeruusalemmas ja siingi on tal ülempreestrite käest käsk ja meelevald aheldada kõiki, kes sinu nime appi hüüavad. Aga näed, nurin kuulati ära, aga issand ütles talle, mine, näed, andis korralduse, mine, sest tema on mul valitud tööriist minu nime kandma rahvaste ja kuningate ja Iisraeli laste ette, sest mina tahan talle näidata, mida kõike ta peab kannatama minu nime pärast. Ja näed, enam ta ei oleks ütelnud, ei, ma ikkagi julge minna. Siis ta oleks kindlasti ühe ja korraliku kitli saanud selle eest. Aga ta kuuletus. Siis ta oleks saanud, aga seda ei pole siin kirjutatud. Ta järelikult ta oli ustav sulane, seepärast kõik pärast edasi loemi läkski kõik korralikult. Nii nagu Jumal ütles. Et me näeme ka sellest loost võivad hästi kurjade inimeste juurde võib läkitada sind inimene, keda sa tead, et sa võid seal surma saada. Ja inimesed taga, aga Jumal ütleb, et lähed sinna, siis sa pead seda uskuma, et minuga ei juhtu midagi, kui Jumal läkitas, siis läkitas. Ja siis tuleb sinna, kui Jumal ütles, kuigi jalad võivad all päriseda. Ja me näeme, kui täpsed juhised on see, mida Jeesus püha vaimu läbi annab. Ja sellele järgneb ka kinnitus. Jeesus on korduvalt maininud, et kui tema jüngrid taga kiusatakse, siis sellega kiusatakse kuningat ennast. Sellisel taga kiusamisel on ka karmid tagajärjed. Kui Jeesus ei luba oma jüngrid, oma neid taga kiusata, need saavad pärast korraliku
Keretäie Apostlite 9.3.9 ütleb, et ja kui ta sinna oli minemas, lähenes Damaskusele, pälgatas äkki taevast ümber valgus ja ta kukkus maa peale maha ja kuulis üks häält, mis talle ütles, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Aga tema ütles, issand, kes sa oled? Hääl vastas, mina olen Jeesus, kes sa mind taga kiusad. Tõuse nüüd püsti ja mine linna, seal öeldakse sulle, mida sa pead tegema. Mehed, kes koos temaga käisid, seisid sõnaltult, nad kuulsid küll häält ega näinud kedagi, nad kuulsid häält ka, aga Saulus tõusis maast üles ja oma silmi avades ei näinud ta midagi ning viidi kättpidi talutas Damaskusesse ja 3 päeva oli ta seal pime ega söönud ega joonud midagi. Jumal maksab kätte kiusajatele. 3 päeva oli pime ja pidid ja ka ei söönud ega seal joonud. Aga issand on alastaja. See kogemus, ma arvan, Saulile pani päris korraliku kogemuses, et siin nalja ei ole. Kus ikka lüüakse sind ikka pimedaks ära ja me teame seda, et Johannes isa Sakaaria löödi seal kurdiks, kui ta hakkas seal seletama, tummaks hakkas seal seletama, et sa ei seleta seal, ei ole vaja seletada. Siis tuleb karta Jumalat teha, mis kästakse. Õpetuse 8.13 ütleb, issanda kartus on kurja vihkamine. Kui me kardame issanda, me vihkame kurja. Me ei tohi vihata mitte ühtegi inimest, aga kurjus on inimese sees, seda me vihkame. Ma vihkan kõrkust, ülbust, albu, eluviisi ja pöörast suud, kes pööraselt räägib, see on elukas, seal sees räägib, ülbus on elukas, kõrkus on elukas, halvad eluviisid, need on kõik on teemonlikud. Need ei ole jumalikud, Jumal ei ole halvad, seda Jumala vaimuga inimestel ei ole neid. Aga alguses need kõigil inimestel on. Mul on nõu ja kordamine, olen mõistus, mul on võimsus. Minu abiga valitsevad kuningad ja võimukandjad, korraldavad õiglust. Minu abiga valitsevad vürstid ja suursugused. Kõik õiged kohtumõistjad on ka, kes ei ole õiged kohtumõistjad. Need ei valitse Jumala, vaid saatana meelevallal. Mina armastan neid, kes armastavad mind ja kes otsivad mind, leiavad minu. See on Jumala tõotus, kui sa otsid issandat, siis sa leiad. Kõik õiged kohtumõistjad on issanda pandud. Vaatame veel juhatust. Markuse 14.13. Ja ta läkitas 2 oma jüngrit ja ütles neile, minge linna, te kohtate veekruusi kandvat meest, minge temaga kaasa ja kuhu tahes ta ka sisse astuks, öelge maja perenaisele, õpetaja, kus on mu võõraste tuba, kus ma võiksin süüa paasad koos oma jüngritega. Ja tema näitab teile suurt vaipadega kaetud ning valmis seatud ülemist tuba ja seal valmistage meile söömaaeg. Ja jüngrid läksid ära ja tulid linna ning leidsid kõik nii olevat, nagu Jeesus oli neile öelnud ja nad valmistasid paasa söömaaja. Sa vaata, kui täpselt öeldakse ette. Vaibavärvid, kõik absoluutne, täiuslik juhtimine. Hakkab mõtlema, et äkki juhib siin keegi mingi teine vaim ka inimesi. Ei ole ju täiuslikku juhtimine, juhitakse puusse inimesed kuskile. No, siin on ju, me näeme kirja, et siin püha vaim ei tee. Kui sa oled riiuli seiseb astja, siis sind juhitakse niimoodi ja mind, nii nagu siin kirjas on. Et meile antakse detailsed juhised. Ja et issand on algus ja ots, siis ta teab igat liigutust, mida inimene teeb. Ta on A ja O. Meid astjatena pole jäetud teadmatusse. Issand ütleb, tulge Jumala ligi, siis tuleb, see on Jakobuse 4.8. Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. Patused, puhastage käed, kasige südamed. Näe, meie teha, kasida ära südamed. Südamed on mustad, kasige, puhastage käed. Ja te hingelt kahestunud, hing on juba laiali 2 läinud. Tundke oma viletsust, leenake nutke, teie naer muutugu nutuks, rõõm kurbuseks, alandugu issand ette, siis ta ülendab meid. Me peame nutma ja lausa oma igasuguseid, kui musti südameid vaata, mida me oleme teinud. Kõike, mis, nagu me tuleme issanda ette, me peame kahetsema. Nagu armas vend Ülo Ninemägi ütles, et pill tuleb ikka ilu peale. On jah, seal ühes selles jutus ütles.
et seal hiljuti ma kuulasin, et oli seal lugenud, see ei ole muidugi õpetussõnades, aga tegelikult tuleb. Pill tulebki pika ilu peale. Ja igamine ilu kuskil käib ja siis lõpuks on pill taga. Ja et vana rahvas on ka aru saanud, et näed, kuidagi ilutsesid seal ja nüüd on nutt lahti. Kuid rõõm on meie tugevus. Kui need apostlite 13.2 on, kui need siis issandad teenisid ja paastusid, ütles püha vaim, näe. Püha vaim ütles. Mida nad tegid? Astjad. Kui nad issandad teenisid ja paastusid, ütles püha vaim. Näed, kui tahad püha vaimuga rääkida. Ja ta ütles jälle konkreetselt, eraldage mulle Barnabaus ja Saulus tööle, milleks ma olen nad kutsunud. Siis nad paastusid ja palvetasid uuesti veel ja panid oma käed nende peale, saatsid nad teele. Nägid, kuidas on Jumala vaimust juhtimine. Täielikult selge juhtimine. Kui nad püha vaimu poolt teele saadeti, tulid nad Seleukejasse ja purjetasid Küprosele. Apostel 13.20. Nägid, paastuda, palvetada ja siis püha vaim räägib. Ta on Jumal, kes räägib, sa ei pea seda tunnetama, see tunnetuste peale asi, ma tunnetasin. See tunnetamine ei ole nii. Nägid, Vanas Testamendis öeldi ja mul tuli issand sõna. Uues Testamendis antakse, ma vaatasin, et veel detailsemad juhised, absoluutselt detailis. Ja meie tegelikult, kui me astjatega teenime igapäevast leiba ja me oleme lihtsalt kätte saadavad, siis ühel hetkel võib öelda püha vaim häälega. Marko, Andres, Raul häälega ütleb, see Siim, olen su sulane, ja siis saad detailsed juhised. Ja siis öeldakse, mis sa pead tegema. Mine sinna üle tee, näe, seal on üks inimene, mine sinna, anna talle traktaat ja palvetada eest. Kas või nii on inimesed, öeldakse täpselt ette. Paastudes palvetas, püha vaim, kes räägib. Ja me näeme, et püha vaim selles kirjakohas ütles tervele vennaskollale korraga, mitte ühele. Nad paastusid ja palvetasid ja püha vaim ütles, kuuldava häälega terve kõigile korraga, kes palvetasid ja paastusid. Nii et kui lähed vendade osadusse, palume siin issanda käest paastu ja püha vaim võib ühe korra mõtle, mis rõõm meil on, kui ta meile ütleb seal. Nii, mul on teil praegu hea meel teist ja ma annan teile juhise seal. Halleluuja, ma ootan seda asja. Ja kui vaadata issanda sulase Danieli elu, siis näeme, et ta palvetas Jeruusalemma poole ja ta sai palves ka juhiseid. Tema palvetas Jeruusalemma poole. Teised tüübid palvetavad Mekka poole. Nad on ahvid, kerged, vaata. Ja panevad oma tikutapsi poole. Ja, need on oma. Aga nemad ahvivad seda, mis on püha, ahvivad, aga meie palvetame Jeruusalemma poole, nii nagu Taavet palvetas Jeruusalemma poole, näed. Ja talle sai ka asjad seal räägitud. Kui Daniel sai teada, et kiri oli kirjutatud, läks ta oma kotta, mille ülekambri aknad olid avatud Jeruusalemma poole ja 3 korda päeva sõitis ta põlvele ja palvetas ja kiitis Jumalat, nii nagu ta ennemgi oli teinud. Ta oli astja, kes kiitis issandat ja ta oli nagu riiuli peal ja seal ta sai ka juhised, et lõvi suud pannakse kinni. Palves saame kaitset, juhiseid, osadust issandaga, on olemas kambapalveid, kus antakse juhtnööre kogukonnale. Enamus on saadud üksi palvekambris. Sel juhul on see isiklik suunamine ja kui on läkitusega tegemist, siis on kindlasti ka Jumalasse kõnetus, siis see kannab ka vilja, kui on see Jumal rääkinud ja see vili ka jääb. Sest Jumala vaim ütleb, et Johannese 15, et te ei ole valinud mind, mina olen valinud teid, olen seadnud ja te rääksite, kannaksite vilja. Tema vaatast seab kõik asjad ja et teie vili jääks ja mida iganes te isalt palute, seda ta annab minu nimel, selle käsu ma annan teile armastage 11. Johannese 15, 16, 17. Jumala astjaid ka maailm vihkab. Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on vihanud mind enne teid.
kui te oleksite maailmas, siis maailm armastaks teid. Kui me vaatame, kui kedagi maailm armastab, siis tekib küsimus, kas ta on Jumala oma. Aga teie ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud. Sellepärast maailm vihkab teid. Pidage meeles sõna, mille ma olen teile öelnud. Ei ole teener suurem kui ta isand. Kui nad taga on kiusanud mind, kiusavad taga ka teid. Kui nad on pidanud minu sõna, peavad nad ka teie sõna. Johannese 15:18. Ja vaata, Markuse 13:23, vaadake, mina olen kõik ette öelnud. Jumal ütleb meile absoluutselt kõik asjad ette. No me väga hästi teame, kui me kuskil maailma inimesega koos oleme, siis pikalt me ise ei talu seal olla. Ja hakkab kibelema kuidagi ära minema. Ja lihtsalt ei ole, sa ei jõua seda lora seal enam kuulata. Et siis sa tead, et sa ei ole sellest maailmast. Aga see vaevab lihtsalt. Ootamine on ka tegelikult raske, kui me peame olema igas olukorras valmis, et meid kohe kasutatakse. Meil võib olla lihtsalt oleme kuskil kohas ja öeldakse nüüd. Usk on heade tegude tegemine ja usk teeb, mida Jumal ütleb. Ja Jakobuse 2 ütleb, vaata, vennad, mis on sellest kasu, kui keegi ütleb, mul on usk, tegusi pole. Kas usk suudab ilma tegudeta sind päästa? Kui mõni vend ja õde oleks alasti ja oleks puudu igapäevasest toidust ning keegi teist ütleks, minge rahuga, soojendage end, sööge kõhud täis, aga te ei annaks talle ihu jaoks seda vajalikku, mis oleks sellest kasu, nõnda on ka usuga, kui sel pole tegusid, siis on see surnud. Näed. Ja vaata, kas kristlane teeb usutegusi oma vaimust, oma hingest või pühast vaimust, selle peab igaüks kindlaks tegema, sest ainult need teod, mis on Jumalast, need lähevad kaasa. Abraham uskus ja see arvati talle õiguseks. Talle öeldi, mida ta peab tegema. Seal on kirjutatud usuisade, et kes usust õigeks mõisteti, seal on kirjutatud, esimene oli Abraham, näed, ja tema mõisteti õigusest tegudest, sest esimene Mooses 22 on pärast neid sündmusi pani Jumal Abrahami proovile ning ütles, Abraham, ja ta vastas, jälle näe, siin ma olen. Peab alati meelde, et kui küsib meie nimi, siis siin ma olen. Ja tema ütles, võta nüüd Iisaku maa ainusündis poeg, keda sa armastad ja mine Mooria maale ning ohverda seal põletusohvriks 19 mägedeks, mille ma sulle nimetan. Ja Abraham tõusis hommikul vara, saduldas oma eesli, võttis enesega kaasa 2 noort meest ja oma poja Iisaki, lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule, läks paika, mille Jumal oli temale rääkinud. Näed, kõik usutegu, isegi usutegu, mida ta pidi tegema, oli tal ette öeldud. Täielikult ette öelda. Näeme selgesti, et meile öeldakse, mis meid kõnetatakse, siis me vastame, et siin me oleme, saame info, käsu või juhtnööri. Mul tuleb üks kirjakoht meelde. Ma ei ole jätnud teid teadmatusse. Meid ei ole jäetud teadmatusse. Meil öeldakse täpselt asjad ette. Astjad kõnetatakse just ja meie asi on läbi katsuda vaimud ja õigele häälele kuuletuda. Hääle läbi katsumine on kirjas. Hoor Rahab mõisteti ka tegudest õigeks. Hoor Rahab uskus heebrealaste Jumalat, kuuldust, tema ust tuli kuuldust. Ta kuulis Jahvest, kes ja oli jõudnud ta kõrvu Iisraeli Jumalast. Ta kartis Jumalat, teadis, et Jeeriku müürid on heebrealiste Jumala silmis saepuru. Ta teadis, ta oli juba kuulnud. Ja sellepärast ta ütles, et kui ma nüüd need mehed pääsan, siis ma pääsan seepärast, et see Jumal on ikkagi selline. Ta uskus sellesse Jumalast. Et see Jeeriku müüride kohta öeldi, et neid ei saa mitte keegi, see on nagu Titanic, vaata, ei saa purustada. Esimesel reisiga põhja. Kui Jumal seda asja purustab, siis purustab. Et Jumalal ei ole see mingi probleem. Armsad, ärge usaldage igat vaimu, ütleb 1. Johannese 4. Vaid katsugu vaimud läbi, kas seda on Jumalast, sest palju valeprohveteid on näinud maailma. Lõpuajal on neid tohutult palju. Te tunnete Jumala vaimust sellest, et iga vaim, kes tunnistab Jeesus Kristust lihase tunnuna, on Jumalast. Ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast, vaid ta on antikristus oma, kellest olete kuulnud, tuleb ja nüüd ta ongi juba maailmas. Vaim, kes meiega suhtleb, need on erinevad vaimud, ingel. Nad peavad tunnistama, et Jeesus on lihase tunnuma.
Kui nad meid ei ise, me praegu saame aru, et nad peavad meid häälega kutsuma, Markus või nimepidi vaata, siis tuleb, siin me oleme. Aga kui lihtsalt tuleb mingisugune, lööb jalaga ukse lahti mingisugune vaim, siis mina küsiksin hea meelega, ütleme nüüd praegu koos, Jeesus Kristus on issand. Seepärast, et siin New Age'i vaimud ja need elukad, need elavad siin maas, see on kuradi meelevalla all see maa. Nad näitavad ennast siin, tekitavad siin segadust ja võivad ja eksitavad. Nad võivad siin tulla vaimuna kohale ja lehvitada siin tiibu ja meil ei tule aukartustega mitte midagi peale ei tule. Siis ma kohe küsin, vaatame, kas oled jumalast. Teatavasti Muhamedile ilmutas 3 inglit ennast. Ja see katsus ikka väga ebanormaalselt selle 3 inglit läbi. Ta ei ütlenud, et ütleme koos Jeesus on issand. Tema ütles niimoodi, saatis oma naise sinna, ütles naisele tõmba kleit üle pea ja siis, kui nad ära jooksevad, siis on nad õiged inglid. See oli nüüd selline läbikatsumine. See on kirjas seal, kuidas oli, see on Koraanis kirjas. Ja see nüüd ei ole nüüd küll selline läbikatsumine. Meil kästakse siin öelda, kas Jeesus on issand. On ju? Vaim läbikatsuda. Ja vaata, miks see segaduses need 3 inglit tõid. 3 inglit tõi absoluutselt sellise mustuses ja maailma, millega praegu näda kaelas, päid raiutakse. Miljoneid, jah. 3 inglit suutsid sellise segaduse tekitada usumaailma. See on metsik, me peame läbi katsuma elukad. Kas nad on elukad või on nad tõesti taeved olendid. Ja nemad on maailmast, nemad räägivad, nagu maailm räägib, maailm kuulab neid, 1. Johannes 4. Ja meie oleme Jumalast, kes on Jumal ära tundnud, see kuulab meid. Kes ei ole Jumalast, see ei kuula meid. Sellest me tunneme ära tõevaimu ja eksituse vaimu. Kui me räägime Jumala sõna, kui keegi meid kuulata ei taha, siis on ta eksituse vaimu all. Ta ei taha kuulata. Jumala sõna on kõige nii hea. Kui sa oled Jumala laps, sa tahad kuulata igat sõna. Sa rõõmustad sellest. Ja tõe üle, jah. Kui sul on püha vaim sees, siis sa rõõmustad tõe üle. Olen praegu ühel meelel. Ma räägin ainult tõde siin praegu. Väga vähen oma kommentaari peal. Enamus on kõik kirjakohad. Ja see peaks rõõmustama. Mind juba sellepärast juba rõõmustab, et kui issanda vaim näitas, et kui detailselt ta tegelikult kõneleb. Ja õnnis on inimene, kelle tugevus on Psalm 84, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. Meil peab mõttes olema juba pühad teekonnas. Ja vaata, nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks. Tead, siuke tunne, et nende pisaratest tekivad allikad lausa. Ja varajane vihm katab neid õnnistusega. Nad saavad rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Sionis. Kas on mõnus? Näed, kindlasti oleme me siin enamused on nutuorust läbi läinud. Pisarate orust. On? Oli hea nutta. Oli nii. Tegelikult ei taha tagasi enam. Aga tuli läbi minna, nii, nutuorust läbi ja siis allikate maa tuleb. Ja issand vägede Jumal, kuule mu palvet, võta kuulda Jakobi Jumal, Seelas on 84. Pühad teekonnad, teades Jumala meest David Pawsoni, kõik pühad paigad käis ta läbi, uuris, sai tarkust, mis siiani, kui me vaatad, meid jahmatab. Ta läks ikka, uuris suguvõsasi ja värki ja ta istus seal ja pühad teekonnad olid, vaata kui tark ta oli. Talle mõistuses olid pühad teekonnad. Käis pühadest kohtad, me igatseme samamoodi minna sinna, nüüd ju sinna selle 7 kogudusse sinna. Saad aru, ma juba ootan seda pühad teekonda. Need on pühad teekonnad, Jumalal on selle üle ja siis oled sa õnnis. Siin öeldab, sa oled õnnis, kui sul on pühad teekonnad ajudes. Halleluuja. Kui sa lähed seal ja kus ootad peale suusatama, siis ei ole see püha teekond. Siis ei ole õnnis. On ju? Siis oled seal lihtsalt oma himudega kohal, on ju. Spordid seal. Aga armastus, mida Jumal meilt nõuab, on tegu, mitte tunne. See peab olema juhitud püha vaimu poolt, sest meie jalgade lamp on sõna. Elustatud sõna on meie jalgade lamp. Elustatud sõna. Jumala vaim peab selle elavaks tegema, mitte surnud kirjatäht. Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind ja kes armastab mind, seda armastab kui mu isa ja mina armastan teda ja näitan talle ennast. 1. Johannese 14:21. Ja Jeesus ütles, vaata ka 14:23,
Jeesus vastas talle, kui keegi armastab mind, küll tema peab minu sõna. Meie, kui armastame issandat, siis me peame ta sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme, teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, ei pea minu sõnu. Need, kes Jumalat ei armasta, nendel ei meeldi. Ei piiblit lugeda, aga mitte midagi, neil ei meeldi. Sa võid ainult, mõned on, need ainult palvetavad, aga piiblit ei loe. Siis Jumal ütleb, et sa ei armasta mind. Sul ei ole ühtegi sõna seal. Sa võid ainult palvetada väga suuri, pikki palveid ja ongi palk käes. Piibel ütleb seda. Meil peab ikka Jumala sõna. Ja Jeesus on sõna ja kui sa tahad Jeesust tunda, siis me peame sõna lugema. Ilma juhisteta ei suuda me mõistlikku midagi teha. Johannese 15 on, kes jääb minusse ja mina temasse. See kannab palju ilma, sest minust lahust ei suuda teha midagi. Näed, temast ilma temata me ei saa midagi, me ei saa teha. Kui me oleme astjad, mis on liigutatud Jumala vaimu poolt, ainult siis saame. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja see kuivab. See on selline oks, kes läheb ise tegema, ta kuivab ära, ta ei ole Jumala vaimust juhitud. See kogutakse kokku ja visatakse tulle, põlevad ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, näed, me peame, tema sõnad peavad meie sisse jääma, siis on isegi tõotus. Siis paluge, mida iganes see tahate, see sünnib teile, see vaata, milline tõotus on meil selleks ette nähtud. Te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Näeme seda, et kristlane, kes on juhitud pühavaimu poolt, selle palveid kuuldakse, ta peab oma kindlasti ka saama ka palve vastuseid. Kui palve vastuseid pole, siis tuleb oma süda läbi katsuda, nagu Taavet oli juba kurja südamega, nii et ta tuli imestuseks tal endal palves üles ja pöördus Jumala poole, et issand, äkki olen ma juba valel teel. See läks mul nii elavaks. See on psalm 139. Kas ma neid, kes siin vihkavad, issand, ei peaks vihkama? Näe, vihavaim tuli sisse talle Taavetile. Või kas ei peaks mulle olema tülkad need, kes tõusevad sinu vastu? Tal on küsimusmärk õhus seal. Täie vihaga ma vihkan neid. Nad on saanud mu vaenlaseks. Näed, ta on juba niukest vihkamist täis. Ja siis Jumal koputab ta õla peale või see südame peale. Oh, Jumal, hakkab aru saama. Uuri läbi mind, tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen ikkagi valuteel või juhata mind igavesel teele. Ta hakkas nägema, need tunne mu mõtted, kas need mõtted on ikka Jumalaga kooskõlas. Täie vihaga ma vihkamist täis seal. Ma ei olnud ennem seda psalmi niimoodi lugenud. Võt, ta lihtsalt leidis ennast juba praktiliselt sajatamas. Ja ütles, issand, näita mulle praegu, et mul on niisugune tunne, et mul on praegu, olen valel teel. Kas meil on õigus kedagi vihata? On küll, täitsa õigus. Kurjust vihata inimeses, kuid mitte inimest ennast. Seepärast, et meie võitluservad pole lihalikud. Viimase aja õpetused on tihti lugu. Hingelised motiveerivad. Me peame vaatama, hingelised õpetused on. Need paitavad su hinge, nad ei remondi su hinge, vaid paitavad su hinge. Inimesed otsivad õpetusi, et äkki ikkagi saaks kuidagi hingelikumalt. Motivatsioonid loodevusele, julgustavad patusõbralik olema. Seega mingi patse, issand näeb sind juba puhas, sellised õpetusi. Ei juhata need kitsale teele, ei juhata kitsale rajale, ei õpeta sõdima. Võt see on kõige hullem asi, mis saatana õpetused lõpul on. Ta ei õpeta sind sõdima, et sul on meele pealt kuradile vastu hakata ja alustad enda kojast. Lööd puhtaks selle enda koja südamesel. Et Jumal on andnud lastele meelepalla. Ei jõuta uurima läbi oma südame pinnast. Enam ei need ongi need lõpuaja rängad jutlused, mis lihtsalt julgustavad sul elada nii, nagu sa oled. Et kõik on korras ja lähed taevarikki. Ja lõpuks jääd sa rumala neitsi olukorda. Jutlus, mis ei viita pühitsusele, ei ole Jumalast. Võt, TV-tina ei ole. Alati tuleb uusi inimesi ja Jumal kõnetab alati oma kogudust igal pool. Parandage meelt. See kristlane, kellel on asjad Jumalaga korras, selle süda ei saa ka jutlusest puudutatud. Kui su jutlusest saab puudutatud su süda, siis tuleb meelt parandada, tuleb see asi korda ajada. Seepärast, et see on tänu issandale, et ta puudutas selle koha pealt südant.
Need, kes saavad puudutatud, nendel on südames vastavalt siis kas mingi mäss. Vaata, mäss võib tekkida, kui su teema on su sees paljastati. Ui, see ütles mul. Siukene mäss tekib, siis ongi elukas on juba vahele jäänud. See elukas istub seal sees. Ja see siis ütled, aamen, sa tulid välja, siis tuleb ta sarvist kinni võtta ja välja jääda. Et mul tuleb oma elu muuta ja joonduda issanda tahe alla. Me peame oma südame joonduma Jumala tahte alla. Joonduma. Jumala vaim ütleb, et lihased isad kasvatasid meid lühikest aega oma äranägemise järgi, aga tema kasvatab meid meie kasuks. Jumal kasvatab meie kasuks. Et saaksime osa tema pühasusest. Ta tahab meid pühitseda, osa tema pühadusest saada. Ükski kasvatab meid tundu samal hetkel rõõm, vaid toob kurvastus, see hakkab mäss hakkab pihta. Vaata, kus ta ütles. Aga hiljem see kannab õigluse rahu vilja neile, kes selle varal on harjutanud. See vili tuleb pärast järgi. Tulebki mäss, mässab ära ja aga pärast Jumala sõna ütleb, et see, kes selle varal on harjutatud, see toob rahu vilja. Ja Jumal julgustab siin. Seepärast tehke jälle tugevaks lõpmult käed. Põhimõtteliselt kui patt, siis võib käsiga lõdvaks minna. Kuidagi lõdvaks läheb käsi. Jah, lodevaks, sain teadsin pihta. Näe, ja õgvendage, näe, ja jõuetud põlved. Vaata, mõningal võib isegi, kui süda pihta saab, põlvest ka nõtkud. Oi, nüüd, kust nüüd ütles? Näed, siin on kirjutatud. Aga näed, õgvendage teerajad oma jalgadele, et lonkuri väänaks, saaks terveks. Jumal tahab meid terveks teha. Tema tahab, et meie süda on terve. Tema ei taha meid, peale selle meid remonditakse, me taevast sisse saame. Auhiilgus on tulemas maale. Ja Jumal on see sama eile, täna ja homme igavesti. Ta ei ole ennast muutnud. Nii, siin on üks näide auhiilgusega kohtumisest. Üks näide. Ja vaatame, see Vana Testamendi Esekeli 3:22. Ja vaata. Issanda käsi tuli seal minu peale ja ta ütles mulle, tõuse ja mine orgu, seal ma räägin sinuga. Ja ma tõusin ja läksin orgu ja vaata, seal seisis issanda auhiilgus, samasugune auhiilgus, mida olin näinud Kebari jõe ääres. Ja ma langesin silmili, aga minu sisse tuli vaim, püha vaim, ja tõstis mu jalgadele seisma ja rääkis minuga ja ütles mulle, mine sule ennast kotta ja sina inimese poeg, vaata, su peale pannakse köied, sind seotakse nendega, et sa ei saaks minna välja nende sekka. Ja ma kinnitan keele suu lae külge nõnda, et sa jääd tummaks ega saa nendele olla noomijaks, sest nad on vastupanija sugu. Aga kui mina räägin sinuga, siis ma avan su keele, et sa räägiksid nendega, nõnda ütleb issand Jumal, kes tahab kuulata su kuulaku, kes mitte jätku kuulamata, sest nad on vastupanija sugu. Mõtle nüüd, prohvet sai seal nii-öelda jõuga ja väega issanda tahte alla allutatud. Ta sai rääkida ainult seda, mis talle öeldi. Vot. Ja meie praegu võime vabatahtlikult kas teha, mis kästakse jätta tegemata. Uue testamendi ajal. Jumal on seda armuaega meile andnud lihtsalt ja me võime ka üle lasta. Aga ühel hetkel ta nõuab meist. Ja, siin on praegu valida. Aga te näete, see sama Jumal, mis Esekel oli, see mees ei saanud ühtegi sõna öelda rohkem, kui talle anti. Vot, ma vaatasin seda, et näed, ja see sama Jumal on samasugune praegu ja vastupanija sugu, et parasjagu räägitakse ja kõik. Kuid meie söök peaks olema isa tahte täitmine. Jeesus ütles niimoodi, me oleme Jeesuse poja Mäo sarnane, ta ütles, et kuule, kas sul ei ole midagi süüa, kas sa äkki keegi on tulle toonud süüa, vaata üks kirja koht on see. Minu söök on see, mida te ei tea, minu söök on isa tahte täitmine. Tead, me võime isa tahte täitmises sööks saada. Kui me täidame isa tahet, siis kuidagi kõht on täis. Me peame hindama Jumala prohveteid nende eluviiside järgi. Alandlikud on õiged prohvetid, uhked ja ülbed on enesekestsed ja inimeste auotsijad, need ei ole õiged prohvetid. Kui inimesed praegu otsivad au, ma vaatasin ühte, ma ütlesin, kuidagi häirib, tead, üks prohvet seal. Iga ime sünnib, paneb näpuga peale, iga ime sünnib, igasugust haigusel pole lahti. Ja ma vaatasin lähemalt, et ma vaatan natukene lähemalt seda kuidagi.
Ja tead, ta võtab veenist kinni. Ja igal pool ta katsub inimese veene. Ja siis mul tuli see sõna hüpnoos. Nad tõmbavad veenist kinni. Ma olen näinud, kuidas Vene ajal hüpnoositajad tegid. Me peame üli läbi katsuma. Kui keegi sul hoiab siit kinni ja hakkab sul midagi tegema, teed ära lase, panen käed silla taha taskusse. Et meie asi on läbi katsuda, mida nad teevad. Ja vaata, kui on uhked ja ülbed ja enesekesksed inimeste auotsijad, siis need ei pruugi olla jumalad. Minu arust me elame praegu sellel ajal, kus kohas Jeesus ütles, et valeprohvetid tõuseb nagu seeni ja eksitada paljusi. Ja need imede otsijad, need jooksevad imede järgi ja pärast lõpuks saavad seal hüpnoosi ime endale. Ja me peame ikkagi vaatama, et alandlikud inimesed, need, kes on alandlikud ja nad ei otsi au inimestest, nad ise põlvitavad, mitte ei ole seal püsti igal pool. Et uhketes riietes ja punased vaibad rullitakse lahti. Kui sa oled alandlik, miks sa lased endal punast vaipa lahti rullida? Ilus on, mina ei tea. Mina paneks küsimärgi, miks ta. Aga sellised on praegu väga palju. Et tasub hoiduda nende asjade eest. Ja eriti Aafrikast sealt tuleb igast asja. Ja tänu Jumalale, me oleme ka Jumala armust naisega Aafrikas käinud ja meid taheti öelda, et me viime teid sinna suuresse shopping centerisse. Ma ütlesin, okei, kas siin tõesti mingit on, et läheme sinna. Nõiamajja, on selle shopping center nimi. Otsast lõpuni, igasugused puuslikke täis. Tulge ostoks sille. Ma ütlesin, kuule, see mees vajab palvet. Ma tegin selle mehega palve seal. Ma ütlesin, et sa vajad kiiresti palvet. Siin on mida ma siin huvitav ostan? Siin on mitte midagi osta. Ainult kujukesi täis otsast lõpuni. Ja sealt, ja mõtlen, et sealt tõuseb sul prohvet. Ei, see on ränk. Nii. Aga Jumal ütleb, sest kui ma tahaksin, Jumala vaimust ütleb Galatlastele, kas ma nüüd otsin toetust inimestelt või Jumalalt? Kas ma püüan meeldida inimestele? Sest kui ma tahaksin meeldida inimesele, siis ei oleks ma Kristuse sulane. Kui inimestele meeldida püüdmine käib, siis ei ole Kristuse sulane, siis sa oled kellegi muud. Inimeste arvamus läheb sul täide, mis inimesed sinust arvavad ja värgid-särgid. Siis näitab, et sa ei ole Kristuse sulane. See on vili, millest vaadatakse. Sest ma teatan teile, vennad, et evangeelium, mille ma olen kuulutanud, ei ole inimestelt, mina ei ole seda vastu võtnud inimestelt ega õppinud inimeste käest, vaid Jeesuse Kristuse ilmutuse kaudu, Galatlastele 1:10. Ilmutuse kaudu rääkis Jumal Paulustega nii detailselt ilmutuse kaudu. Ja inimeste kiitust ei otsita. Ja me ei otsi inimese kiitust ega teilt ega mujalt. See on esimene Tiitus ütleb ka, vaata. Esimene Tiitus 2:6. Me ei otsi kiitust inimestelt ega teilt ega muilt, kuigi me kui Kristuse apostlid oleksime võinud olla tähtsad, vaid me oleme malbed teie keskel, nii nagu toitja ema hellitab oma lapsi, nõnda oleme meiegi hellusest teie vastu andnud hea meelega teile mitte üksnes Jumala evangeeliumi, vaid ka oma hinge, kuna teie olete saanud meile armsaks. Teie ju mäletate, vennad, meie vaeva ja pingutust, töötades ööd ja päevad, et mitte saada koormaks kellelegi teist, kuulutasime teile evangeeliumi, Jumala evangeeliumi. Teie ja Jumal olete tunnistanud, kui vagalt ja õiglaselt ja laitmatult me oleme käitunud teiega. Näed, mis on niisugused apostlid? Kui vagalt ja õiglaselt ja laitmatult oleme käitunud teiega, kes te usute, nagu te teate sedagi, kuidas me iga ühte teie sealt otse kui isa oma lapsi julgustame, lohutasime, keelitasime, et te elaksite Jumala vääriliselt, kes teid kutsub oma kuningriiki ja kirkusesse. Kristlasi lohutatakse risti alla, et saada vabaks rõhumistest, igast sidumistest, keelitatakse mitte tegema seda, mis toob Jumala viha. Sellised jutlused on vaja. Me siseneme varsti Jumala talle viha alla.
Ja kui me oleme tiibade varju all, siis meie külge see ei puutu. Julgustatakse ka lõpuni vastu pidama. Kolotassele 1 ütleb, ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased. Mõtlemise poolest Jumala vaenlased oma kurjade tegudega on Kristus lepitanud oma lihalikus ihus surma läbi, et teid seada pühadena, veatutena ja laitmatuna Jumala palge ette. Näed, ja nüüd on kirjutatud, kui te vaid jääte kindlaks ja rajatud usule ega lase end kõrvale viia evangeeliumis olevast lootusest, mida te olete kuulnud ja mida on kulutatud kogu loodule taeva all, mille teedriks olen saanud mina, Paulus. Me ei tohi lasta siit kõrvale juhtida. Meid tehakse puhtaks ja laitmatuks. Ja seda me ise ei tee, Jumala vaim teeb meiega. Ta on niivõrd, Jumala vaim on niivõrd, ta on puhastaja. Me oleme siis astjad, kes ennast puhastavad. Laseme ennast juhtida püha vaimul. Siis ei ole me pahanduseks. Midu ütleb niimoodi 1. Johannese 2. Kes armastab oma venda, see püsib valguses ja ta ei ole pahanduseks. Kui venda ei armasta, siis oleme pahanduseks. Kes aga vihkab oma venda, see on pimeduses ja kõnnib pimeduses ega ei tea, kuhu ta läheb, sest pimedus on juba sõgestanud silmad ära. Pimedus võib sõgestada su silmad ka ära, sõgedaks oled läinud siis. Ja vend on see. Kes on vend? Kõik ei ole vennad. Jumal ütleb, et sellegi ära suhtlegi, sellega ära olla koos, muutud samasuguseks. Vend on see, kes Jumala sõna kuuleb ja selle järgi teeb. Kes on saanud issanda käest infot ja teeb selle järgi. Kes, see on su vend. Ja Markuse 3.3 ütleb, ent Jeesus vastas, kes on mu ema ja vennad? Ja silmitsa siis neid, kes istusid ringis ta ümber. Need, kes olid Jumal seda, ütles, ennäe, mu ema ja vennad, sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend, õde ja ema. Ma ei tea, miks ta välja ei läinud, sellega ta tegelikult ütles, et ema ja vennad ei olnud need, kes seal jalgees olid. Vot. Ja vennad tulid selliseks ja ema oli unustanud, et ta neitsi oli. Et me ei tohi unustada neid asju, mis Jumal on ütlenud. Kellel kõrvad on kuulda, see kuuleb, mida vaim ütleb. See, mida mina kuulen sõnast ja mulle, seda, kelle kõrvad on kuulda, see kuuleb. See, mida mina kuulen sõnast, on mulle. Mida sina kuuled sõnast, on sulle. Mida teine kuulub sõnast, on tolle. Kõigil on erinev ülesanne, kõik ei ole apostrid, kõik ei ole prohvetid, seal on kirjutatud, kõik ei ole ühesugused. Siin minule antud sõna ei ole äkki sulle. Ja iga üks käigu seda teeb, mida issand talle on seadnud. Me peame, iga üks peab issandaga saama kontakti Jeesusega. Ja teised ärgu arvustagu, kui vili on hea. Kui vili on hea, siis ei tasu arvustada. Vili on, me tunneme viljast puud. Aga kui vili on halb, siis on vaja seda tunnistada, sest Jeesus ütleb, et tunnistage vilja kas heaks või halvaks, sest puud tuntakse. Sa pead tunnistama seda, et keegi saaks viljatute tegude kaasosaliseks. Kui sa näed, et vili on halb, nagu ma praegu ütlesin, et kui veenist kinni ei võia, ega te nüüd enam ei luba endal kellegil veenist kinni võida, kellegil. Sellest te kuulsite seda, äkki saab hüpnoosi vaimu. On ju? See on halb vili, mina ütlen halb vili, proovige, aga te võite Jumala käest küsida, kas see ikka on nii halb. On küll, mina ei näe, et Peetrus hoidis kellelgi veenis kinni ja seal, aga ma tean seda, et Vene ajal, kui ma Vene ajal elasin, siis olid seal Kasparovski ajal, kui te teate, siis olid need tulid Kasparovski seal tervendas läbi telekate ja inimesi vaata, mitte Jeesuse nimel. Ja nad saidki seal, ei tea, mis terveks, mis asjad said. Aga siis tuli Venemaalt selline suur kogus igasuguseid masspsühhoose. Ja mina olin ka ühel koosolekul, kus kohas see psühhoos aset leidi ja mina ei allunud sellele tänu Jumalale. Aga seal need, kes allusid, need kutsuti lava peale ja tehti selline tsirkus seal nendega. Ja inimene sai teha puudokiks täitsa, et ta pani naiste rahvast pandi 2 toolileeni vahele ja hüpati tal see kõhuga peal. Inimesest saab teha täielikult hüpnoosida absoluutselt puudokiks. See oli täitsa, ma vaatasin, kuidas saab tegelikult inimese mõistuse sisse, nagu Hitler sai terve Saksamaa sisse. Ja mõistus võetakse üle. Meie mõistus peab üle võtma evangeelium. Vot see on nüüd see, kus kohas meie mõistus üle. Ja, et me peame aru saama, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab. Jumala sõna on meile jalale lambiks.
Jeesus käskis jüngritel. Jeesus käskis jüngritel ääreni täita astjad veega. Ääreni, vesi on Jumala sõna. Ja kui astjad on Jumala sõna täis, siis muudetakse see vesi veiniks ja viimane vein on parem ja see jagatakse pulmalistele välja. Aamen. Ja see ongi, praegu on lõpuajal on samamoodi, astjad lähevad täis seda ja ma arvan, et tera sai jagatud, seda saab õnneks seal sõeluda, et siin on mõtlemisainet on kõvasti. Aga me peame olema see viimane vein ja Jumal ütleb, et te teete veel suuremaid imetegusi. Kui me oleme ääreni täis, siin on üks asi, mis mul ette, nad valasid jüngrid, lasi ääreni täis valada. Jumala sõna ääreni täis ja siis tehakse ime, plaks, nüüd teeme veiniks. See on meie astjad, ääreni täis. Ja siis saame. Kiidetud olgu Issand. Ja siis see tuleb parem vaim. Jumal tahab seda, et me ootame seda paremat veini. Et ja Issanda vaim tahab ise teha. Meie ei ole keegi ja Jumala vaim on. Tema nimi on, tema on, meie nimi on, meie ei ole. Ja need laulud on täielikult õiged. Vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind. Ja meie peame seal ristipuul oma asjad seal maha panema ja siis olema riiuli peal. Ma arvan, et nüüd enam ei tule vast telefonikõnesi, et mis sa seal mõtlesid. Nüüd on siin päris lai riiul on. Ja, et mis riiuli all mõeldi. Ja kiidetud olgu Issand, et sellised asjad on. Ja tänase jutluse kohta on ka meil endal nagu tunnistus, kuidas Issanda vaim meid juhtis Iisraelis. Et meil olime seal Lehtmaade pühadel ja seal oli meil üks õde, meil oli Lea oli nimi ja meie hotell oli Õlimäel seal ja Õlimäel kõnetas hingel tuli tuppa ja kõneles Leaga. Ja hingel ütles talle, et hommikuti me palvetasime, et ütle Margusele, las ta loeb ette psalm 66 ja me ei tea, mille pärast seda oli vaja. Lea ütles seda mulle edasi ja sellel hommikul me lugesime psalm 66 ette. Ja juhtuski veel niimoodi, et ta ütles rahulikult, et hingel ütles ja me uskusime seda, et hingel oli ja tegelikult Jumal ka näitas seda, et see asi oligi selline, et see oli hommikul vaja sööma minna ja Marko ja Rajar läksid see Lea ukse taha ja koputasid ja seal ütles hääl selgesti kohe tulen ja siis nad läksid kohe trepist alla ja sööma ja Lea juba sõi, nii et keegi oli seal toas. Ja see oligi hingel, kes seal toas oli, seepärast, et see Lea oli üksinda selles toas. Nii, ja siis me lugesime selle salmi ette ja salm 66 ja siin on nagu Issanda juhtimine 5. peatükist. Tulge ja vaadake Issanda tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. Tema muudab mere kuivaks maaks, jalgsi minnakse läbi jõe, rõõmustagem siis temas. Tema valitseb oma tugevuses igavesti, ta silmad on valvel paganlaste üle, kangekaelsed, ärgu tõsku endid kõrgeks. Tänagi rahvad, meie Jumalat, kosku valjustus tema kiitus. Tema paneb meid elama, paneb elama meie hinge ega lase meie jalgu kõikuda, sest sina, Issand, Jumal, oled meid läbi katsunud, sina oled meid sulatanud, nagu hõbedat sulatatakse, sa vedasid meid võrku, panid vaotise meie niuetele, lasid inimese sõita meie peal, me sattisime tulle ja vette, kuid sina viisid meid välja küllusesse. Ma lähen su kotta
põletusohvriga ja tasun sulle oma tõotused. Ja selline kirjakoht, lugesime selle psalm 66 ette ja hakkasime minema. Läksime, me ei teadnud, mis juhtub. Asi oli vaja ette lugeda, lugesime ette, ütlesime amen. Ja siis, kui me olime Peetrist alla tulnud, siis meil oli kahe autoga, siis läks mul kumm puruks. Ja kui kumm läks puruks, siis ma pidin minema esimesse bensukasse, et kummi pumpama, sest kumm oli tühi. Ja mina ei teadnud, et see esimene bensukas oli Palestiina aladel Ramallas ja ma sõitsin sinna sisse, aga Marko teadis, Marko vaatas, et kuhu see Margus läheb, et üksinda ei tasu tal sinna minna, et tuli järgi ja olime otsaga Ramallas ja Ramallas oli kodusõja olukord, inimesed sõitsid autodega, seal oma autodega, lapsed, värgid, kõigil olid püssid akendest väljas ja katusaknast väljas ja märatsid seal ja lõugusid seal. Ja me vaatasime, mis asi see on, mis sõtta tulime siia. Meil pumbati kumm täis, inimesed olid heatahtlikud, seal bensuomas pumpasid kummi täis, aga me enam välja sealt ei saanud. Siis mõtlesime, lähme läbi selle linna, hakkasime minema ja siis me sattusime jamade keskele. Seal olid rahvas mässas seal ja me vaatasime, mida sügavamale linna sõitsime, meil GPS läks ka sassi ja võrk läks sassi, GPS-i võrk, parime ühe sisse, siis see suunas meid üldse veel sügavamale sinna linna sisse ja siis me sõitsime juba niimoodi, et vaatasime aknast välja, autod tagurpidi seal nagu sõjatandar oli seal juba, see oli täitsa jube. Me palvetasime seal keeltes, 2 autotäiega kogu aeg, kogu selle aja palvetasime keeltes, kui ükskord jõudis meie kõrvale üks politseiauto ja hakkas meid eskortima. Aga me leppisime kokku, et me silmsidetaga ei pea, et me teeme nagu teeme näo, et me ei näegi neid ja sõitsime edasi. Rahulikult keeltest palvetades ja see politsei eskord oli meil kõrval. Ja siis me sõitsime sellistes tänavates, et metsik, seal oli niimoodi millimeetrit vahe oli, et auto üksteise otsa ei sõidaks. Peeglid puutusid kokku teiste vastassuuna autodega, tohutud mäed, otse alla minek. Metsikus kohas olime seal ja inimesed kurjad lõugasid, kisasid seal, täitsa metsalised. Ja siis me olime päris korralikult seal, täielikult selles sügavuses seal ja siis ühel hetkel siis nägime silti Jeruusalemm, siis me saime sealt, hakkasime seda sinna poole minema tohutus liikluses ja jõudsime seal juba Jeruusalemma selle sildi juurde, siis üks mees veel tuli peksis vastu akent seal, et ostada käest asju ära, ülikurjad seal ja me seal muud keeltes paletasime ja siis lõpuks me saime sealt välja, me halleluuja, me saime sealt välja. Aga kogu selle tunni aja jooksul me palvetasime keeltes ja me saime sealt selle relvade vahelt sealt välja. Ja pärast läksime, tänasime issand, et halleluuja, me oleme välja tulnud ja siis me mõtlesime, et me loeme selle psalm 66 ette uuesti, et vaatame, mis meil siin hommikul anti. Ja lugesime nüüd selle pilgu läbi. Ja täpselt nii nagu ma ennem ka selles jutluses Jumala vaim nagu mainis, et ja püha vaim tuletas neile meelde sõna ja meile tuletati ka meelde sõna. Tänage rahvad meie Jumalat, kosku valjust ja tema kiitus. Me kiitsime issandat, vaatsime, et tuletas meile meelde hommikul sõna. Tema paneb elama meie hingega, lase meie jalgu kõikuda. Ta ei lastud meil seal Ramallas keset sõjatandrat seal kõikuda, sest sina, issand, oled meid läbi katsunud. Meid katsuti seal läbi rahva keskel, püssid akendest väljas, tulitsid seal. Sa oled meid sulatanud nagu hõbedat sulatatakse. Meil oli süda nagu vaha seal sulas. Sa vedasid meid võrku, GPS-i võrk läks sassi. Sa panid vaotise meie niuetele. Meil niuded olid tõesti vaotised.
sa lasid inimesed sõita meie peal. Loen, nagu seda tänast päeva seal oli. Inimesed sõitsid praktiliselt meil seal peal, vaatasid meid nagu imeli, me olime juutide autoga, kus ei tohi üldse seal mingi ei tööta, kui sa mingi avarii teed, siis ei maksta kinni. Lasid inimesi sõita meie peal, me sattusime sõna otseses mõttes tulle ja vette, see oli sõjastandard seal. Kuid sina viisid meid välja küllusesse Jeruusalemma. Ja me vaatasime ja tõesti meil oli südames täpselt siin, nagu kirjas on, me lähme su kotta põletusohvriga ja tasume sulle su ootused. Ja me täname, issand Jeesus, et milleks mu huuled avanesid ja mida mu suu ütles mu kitsikuses. Ma toon sulle lihavaid põletusohvreid ja koos jäärade ohvri suitsuga ma valmistan sulle ohvriks veised koos sikkudega seela. Tulge kõik, kes te kardate Jumalat, ma jutustan, mis tema on teinud minu hingele. Tema poole ma hüüdsin ma suuga ja ülistus oli mul keelel. Meil panime keeltes seal kogu aeg. Kui oleksin näinud oma südames nurjatust, ei oleks issand mind kuulnud. Ent Jumal on mind on kuulnud ja pannud tähele mu palve häält. Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palet ega ole mult ära võtnud oma heldust. Vaat selline elamus oli meil seal ja 2 aastat hiljem me kuulsime, et seal oli kodusõda ja see suruti maha politsei poolt. Ja siis me saime aru, et me olime astjad, mida Jumala vaim oma riiulist võttis ja kasutas meid 2 auto täis keeltes palvetamistega. Meie ei teadnud, mida vaim palus, aga Jumala tahet täites ta palus Jumala tahet seal ja see sõda suruti seal maha. Ja me 2 aasta pärast, kui me selle asjale teadsime, saime teada, siis meil oli nii hea meel ja meil täitis süda rõõmuga, issand valas meile püha vaimu, et me saime olla osa sellest ülestõusu mahasurumisest vaimsete relvadega, keeltes palvetamistega ja issanda vaim lõpetas selle sõja seal ära, et see mäss oli metsik olnud seal, oleks tulnud metsik ja issand leidis riiulist astjad ja kasutas seal. Ja meie alguses ei teadnudki, aga pärast tuletas meile kõik sõnast meelde. Nii et kiidetu olgu issand, seda samat asja, mida me ka evangeeliumis loeme, saime me omal nahal seal läbi katsuda ja neid asju on veel ja veel ja veel, kus Jumal on katsunud ja see muster on täpselt sama, nagu me Jumala evangeeliumis loeme. Kiidetud olgu issand. Aamen.